Padi tuli väga viimase hetke mõte pool tundi tagasi, et läheks Rappa ööbima ämmokiga. Et selline tore -3 öö tuleb ja seal rabas elu käib ja varsti on rätsarahu ehk kuni jaanipäevani jätame rabad rahule täitsa, et kes pesitseb, saaks pesitseda ja taimestikke kõik puhata tallamisest. Nii et kiirja läheb Rappa, tulge kaasa. Kuradi hea lugu on, aga autoraadiot ma kaasa ei võta, nii et kuuleme loo ära ja läheme. Nii, auto pargitud ja minek. Väga hea. Kas asjad said kaasa üldse? Jube kiirelt viskasin kotti. Süüa ei olnud ka midagi varutud. Mingi Kreeka jogurt läks ja banaan ja üks saiake. Lihtsalt kodust kähku. Ma loodan, see Kreeka jogurt katki ei lähe nüüd. Mustrestas on nii tore laulusell. Väga mõnusat sellist meloodiat annab. Nii et seltskond on hea, raba peal teda muidugi ei ole, aga seal on teised tegelased ja meil on täpselt tund aega, natuke vähem juba päikseloojanguni. Et siis ämmok üles panna, kohale jõuda ämmok üles ja siis juba pagan, tuligi meelde, raamatu pidin kaasa võtma. Tunnike on kindlasti sihukest pimedat aega, kui und ei ole veel. Nojah, see jäi maha. Hea küll. Lähme siis. Paistab seal. Kohe lage raba peal. Siin kõrval on äge siuke mustikamets. Ja murakaid ka. Siin on keegi tõmmanud sipergapesa ühe käpatõmbega laiali. Ma arvan, tundub niimoodi. Ja kellel see nii suur käpp on. Tundub jah, et karu on tõmmanud sipelgapesa. Siin raba ääres on neid sipelgapesasi jube palju ja pooled on laiali tõmmatud. See on hea kevadine noos kohe. Talvevanest ärkad, siis sealt pesa põhjas saab midagi. Lähtsid ei võtnud. Üsna märg. Ei hakanud räätses ju otsima välja siit. Pool kilti on raba pealt minna laugast äärde. Kohe saame väikse kätte. Oi kui pehme on raba. Kuiv on olnud ja lumi ka nii ammu läinud, aga ikka hirmus pehme on. Ei olegi nüüd käinud sel aastal üldse siin rabas. Olen hoidnud rahu. Talvel tegin kogu aeg seal Preerakoja taga soos rätsamatku. Põnevam ka. Siuksed kitsad lagedad avarused lähevad laiemaks ja soosaared ja et selline palju põnevam. Ja siin siis andsin rahu kõigile, kes siin rabas tahavad oma metsikut elu elada. Et siin suve ajal on üldiselt käimist võib-olla rohkem jälle. Tuleb meile häirida. Aga praegu siis selle aasta 11. aprill või 10. aprill. Siin korraks
mütsi alla, et lageda peal tuulime 8 meetrit sekundis puhangud. Aga see rabamaastik on ikkagi nii pehme, et see koormus on kohe ikka kordades suurem kui metsarajal, nii et keha saab kuuma korralikult. Päike on veel 10 sentimeetri kõrgusel, kui siit mõõta. Et väga pikka pidu ei ole, mingi poole tunni pärast või 40 minuti pärast on päike läinud. No, eks ta läheb natuke varem sinna puude taha, poole tunnide pärast on ära. Ja siis on tunnike veel videvikku ja siis peab olema kõik asjad üleval. Ma kontrollin siin perimeetri nende laugast ümber ära, et ei oleks siin sookure pesamätast tekkima hakanud. Nüüd nad peavad uut punuma hakkama kuskile, kui ma siin öö läbi neid vahetusläheduses segan. Ehk teen väikse tiiru ja vaatan maastiku hoolega üle, et ei oleks seda häda. Teised pisemad nende pesa algatusi ma ei näe, aga nende jaoks on vist natuke vara ka veel pesa algatada. Ja kahjuks tedred täna siukse tuulega ilmselt ei pudruta, aga hommikul on vaikne ja siis võiks olla tedre laulu ka hommikuks mulle niimoodi. So good. Ja vot sedasi. Siia paneme laagri üles. Läheb siia samma kõrvale puude vahele. Hämmok. Meri on tormine. Laine laksudes rannale lööb. Natukene peab pingutama, liiga lõdi on. Opsti. Mis kõrge? Nii vä? Natukene veel. Ja siis jooma kinni. Kuidas on? Täitsa tore. Veits on kõrgel maha hüppamine. Natuke raske. Vahet pole, mis olla. On põnev. Täheski pole, aga... No nii, ma ikkagi leiutsin selle Swagmani siia paika, vaata. Siit panin lihtsalt nibonaba nipakatega kinni, mis siin küljes olid, mingid konstruid. Ja siis siit läheb ilusti. Siin on väike käpp. Aga siia läks selle kummiga. Bim. Vaat siuke leisur.
Mägi Aivar. Nüüd, kes raba peale ööbima tulevad, mõtlen Sookured asjad, nüüd peaks kontrolllendu siin madalalt varsti tegema hakkama. Kui tuleb keegi, vaatame üle, kas kõik on clean. Ja siis kuskile tukkuma Laukasaare peale, näiteks siia samma. Tada! No nii, kell on 9. Aeg on vist koti peale ära minna. Talvejope ilusti, kuna tuleb selline külm öö, siis on hea ju olla talvejopega aprilli keskel. Vot, valgust on vähe, kaamera näitab isegi natuke valgemana, kui tegelikult on. Aga 9 ja kell 5.30 on äratus. See teeb siis 5,5 tundi pluss 3, 8,5 tundi. Tõmbame laiali ennast ja kuulame ööd ja mingi hetk tähistaevas värgid ka vaja vaadata. Ei fokusseeri enam.
opadi niimoodi. Kell on juba hommik, päike on kuskil kõrgel ja tuleb ära minna. Väga külm oli hommik ja näpud on külmad sellest telefoni hoidmisest. Aga oli tore igal juhul, et õhtul ma arvan mingi pimedas suhteliselt need aned siia maandusid ja selle poolsaare taga täpselt. Ja ebamugav oli neid filmida, aga üritasin midagi. Ja siis, kui ma kuulsin, et nüüd vist läheb lennuks, keerasin kaamera sinna poole, aga ei pannud kaamerat käima ja siis, kui nägin, et kaamera käib, litsusin käima, siis nad juba lendasid üle minu. Ja see vist jäi natuke peale. Kui meeldib see, mida sookured laulavad, siis hit the road, hit the notification button and like ja kui eriti meeldis, siis läheb see mingi uus hype või mis asi see ka on, läheb äkki peale. Aitäh! No vot, selline tore soolo rabaöö sai. Oli elamust kui palju. Kõige suurem elamus muidugi oli, et aned tulid jälle kohe minu kõrvale sama lauka peale, mille ääres ma ööbisin. Aga jäid must üks 40 meetri kaugusele. Ja täpselt ämmoki siis mõttes minu pealae suunas. Ehk mul oli väga ebamugav sealt välja vahtida, pimedas nad tulid, siis ma ei näinudki midagi. Üritasin midagi filmida, ma ei tea, mis peale jäi, eks vaatame üle. Aga siis hommikul, kui ehatama hakkas, siis ma upitasin ja keerasin oma pead enda pealae suunas, nägu, silmi. Ja nägin, et aned ongi seal samas 40 meetri peal, aga ta oli ikkagi nii hämar, et ega see kaamera vist mingid siluetid võttis peale, aga fookust ei suutnud tekitada vist, aga no vaatame üle, paneme teile üles. Et see oli tore ja üks ani siis, ma ei tea, saabumisest kella 10 ajal või pool 11, mis nad tulid lauka peale, kuni ma arvan südaööni tegi väikselt sihukest konnakrooksu. Kontrollis. Küsis kõigi käest, kas sa magad või midagi sellist, ma ei tea. Või andis teada, et kõik on korras. No lõpuks jäi kõik vaikseks. Ma jäin magama ja hommikul arvasin, et aned on äkki läinud juba. Siis ma upitasin jälle, vaatasin niimoodi kuskilt sealt ämmokist enda pealae suunas sealt luku vahelt välja ja nägin, et siluetid olemas. Nii et nüüd hakkab rätsa rahu kohe ja jätan jälle selle raba rahule siin ja no võib-olla veel korra tulen enne 23. aprilli. Aga jah, et siis kõik, kes siin hakkavad nüüd tegelema järeltuleva generatsiooni tekitamisega, siis neid häirima ei tule siia ja eks see taimestik tahab ka siin tallamisest vaba olla natuke. Aga kena, hommik oli ilus, krõbe külm, näpud on jääs telefoniga filmimisest. Ja kui sulle meeldis või meeldib, tundub, et on äge, siis 20-21 juuni oleme tagasi siin rabas ja suvise pööripäeva ööbimisega, Püstkoja telgis ööbimisega matk loojanguks tuleme, naudime loojangut, õhtu helisi, viimast kevad õhtut ja ärkame siis esimesel suvehommikul põhimõtteliselt 21. enne päikse tõusu ehk 3 tunnikest Püstkojas siinsamas rabaveerel tukastame ka ja oleme kohe sündmuste keerises hommikul ja siis on juba laukad soojad loodetavasti ja teeme ikka suve esimese ujumise ka ära laukas kohe vara hommikul. Nii et kes tahab siia rappa tulla, siis vaadake, Facebooki Preerekoja lehel on sündmus üleval. Ei ole, minu käest peab küsima.
siis peab minu käest küsima ennast kiiresti, sest ega me karjaga ei tule siia, tuleme vaikust nautima ja 10 inimest mahub ja osad kohad on juba läinud ka. Nii et tegutseme. Aitäh vaatamast ja näeme järgmistes.